Ja energiatõhusus, miks on täna siis üks teema, et see on üks olulisemaid surveid praegu, millega meid sunnitakse siis ja sunnitakse ametliku ehitusjärelevalve ja meie ametliku ehitusteaduse poolt neid vanu maju justkui muutma või ütleme, survestatakse, et ei sunnita. Ja sellest tuleb osata nagu läbi näha ja läbi hammustada, et mis on asja mõte ja kus on see müügisurve või mingid kaasaegsed suundumused ja kaasaegne majandusmudel, mis siis rõhub sellele ühekordsusele ja tarbimisele ja väljavahetamisele, et ajalooline maja tegelikult säilib täpselt nii kaua, kui me tahame, kui kaua me ta eest hoolitseme ja kui kaua me nagu õigeid vahendeid remondiks kasutame, õigeid materjale, õigeid võtteid, et ka aknad võivad püsida sadu aastaid, kui me neid õigesti taastame ja nende eest hoolt kanname. Ja miks me aknad, sellel majal on hästi palju aknaid, nad on tõenäoliselt originaalid, nad on sellest maja iseloomust, kui ta projekteeriti, ehitati, nad on hästi toiminud, aga nende olukord on kohati kriitiliseks läinud ja põhjus osaliselt hoolduse puudumine ja samuti on siin tuvastatav nagu selliste mittesoodsate värvide kasutamine, mis pärast, ütleme, aknad ei ole veel kaotanud oma funktsiooni, aga tuleb natuke rohkem vaeva näha. Aga positiivne on see, et kui ükskord on nad nüüd taastatud, siis edasi tulebki tegeleda hooldusega ja sellist põhjalikku tööd võib-olla enam ette võtta niipea ei ole vaja. See kunagine ajalooline kitt on kadunud, et kitt püsiks, peab teda ka hooldama ja natukene uuendama, pragusid täitma, et vesi siia vahele ei satuks. Ja me näemegi, enamasti ongi akendel ülal kohati veel kitt säilinud, all on asendatud liistudega. Aga näete, need puitliistud liiguvad, siia vahele satub vesi, mida me ei näegi ja see vesi määndab nii, et akna alumine raampuu on varsti hävinud. Aknad on maja silmad, maja kopsud võib kuidagi öelda teatud mõttes või ninasõõrmed, kus siis ventilatsioon toimib, õhk sisse on pääsenud ajalooliselt, mis on ka oluline. Et mis neist akendest tavaliselt, mis viga tehakse, arvatakse, et akende vahetamine on nii lihtne, ei ole tegelikult, et aknad on seotud maja kandva konstruktsiooniga, muutes lõhkudes aknad välja, sest nende vahetamine tänapäeval toimub koos lengidega, kahjustame me kogu konstruktsiooni, sidusust, süsteemi koos toimimist, et see on üks asi, mille peale me ei mõtle sageli või inimesed, majaomanikud ei mõtle. Teiseks, need vanad aknad on reeglina paremast puust kui praegu, puidu valik omaette teema muidugi, aga me näeme kitsaid brosspulki, mida praegused aknavalmistajad keegi ei tee. Juba puidu valik jah, puudub tänasel päeval, rääkimata plastakendest, mis on nagu üldse sobimatud. Et ja siis edasi need vanad klaasid, mis siis on originaalajast värelevad, kui vaatate õige nurga all, et mida teadlikumaks inimesed saavad, seda rohkem nad sellist detaili hindavad. Et lihtsalt tänapäeval sellist klaasi ju enam ei valmistatagi, tehnoloogia on muutunud, eks. Aga energiatõhususest ja ventilatsiooni teemast siis jah, et rääkides juba mainisin seda liistu, puitliistu, mis nõukogude ajal tuli, polnud siis kitte saada ega siin tööriistu vastavaid, et kohati oli see paratamatus, aga nendest peaks nii kiiresti kui võimalik lahti saama, et lisaks veele, mis siia vahele satub, siis ka kergemini tuul puhub siit läbi, ehk siis toimub temperatuuri kadu, energiaefektiivsuselt ei toimi sellised liistuga aknad ja heliisolatsioon on märgatavalt kehvem. Just need klaasid krõbisevad, eks ole, ja ütleme kehv aken, aga vale liigutus, siis, mis on tehtud, annab nüüd tunda ja see progressiivselt suureneb see mõju siis sellele raampuu hävingule, et
et võimalikult kiiresti tuleks nendega tegutseda. No tähendab, see müügimeeste jutus siis, et akende puhul räägitakse 30% energia kokkuhoidu ja sageli natuke vassitakse kahe asjaga. Esiteks antakse seda U-arvu aknamüüjate poolt paketi kohta, mitte kogu aknaraam koos lengiga kohta. Et uued aknad, mis on kitsad, leng on kitsam ja aknaraam ühekordne, nad sageli on kehvema soojaisolatsiooniga. Et siin tehti uuringud Taani, Rootsi instituutides ja saadi tulemus, et kõige populaarsemad ja kõikjal reklaamitavad uued puitalumiiniumaknad osutusid oluliselt kehvemaks nii soojapidavuselt kui siis heliisolatsioonilt. Korralikult korda tehtud vanade akendega, nagu siin on sellise väikeste ruutudega, sellistega võrreldes. Et jah, need tulemused võivad olla nii ja naa ja sõltub ka töö selles mõttes kvaliteedist, et tõesti see kittimine on oluline osa ja akna sooja efektiivsuse puhul hea tulemuse saavutamiseks võib siis sisemisel raamil kas paketti kasutada või selektiivklaasi näiteks. Et siin on tegu suvitusmajaga ja sellise paketi lisamine sisse, kui siin maja kasutusotstarve ei muutu, ei ole mõttekas tegelikult. Ja sellised väikeste raamide puhul ei anna ka pakett-efekti tegelikult, et see on ka oluline teada. Sest paketi äär on iseenesest külma sild ja akna siis energia efektiivsus, U-väärtus tuleks võtta tervikuna paketi kohta. Ja teine energiatõhususe tõstmise meetod, mis on oluline, kui elada siin või talvel kasutada, on siis tihendite kasutamine, et vanadel akendel on võimalik lisada tihendid. Et tihendite maailm on jällegi lai, et räägime võib-olla kõige sobivamatest, mis vanale aknale sobivad, et siin on selline suurem elastsus, et aknad ei pruugi sulguda niivõrd ühtlaselt kui uued. Et aeg on teinud siin ka oma töö, aga see on võimalik kasutada siis silikoontihendeid ja saada suht hea õhupidavus. Aga ka vanu aknaid ei maksa võib-olla liiga õhutihedaks ajada, sest teine energiatõhususe küsimus siis ongi tegelikult sisekliima ja lisaks niiskusele on erinevad gaasid, erinevad kahjulikud ühendid, mis õhku tulevad ka inimestegevusest, et üks kuidas seda on võimalik mõõta ja enda jaoks selgeks teha on ja insenerid tunnistavad, on praegu CO2 ja CO2 näidu põhjal siis hinnatakse seda sisekliimat. Et vastavad seadmed on olemas ja üha kättesaadavamaks muutuda, nii et sellise hoone korrastamisel ja ka avade korrastamisel tasub läbi mõelda, kust sissepuhke õhk tuleb. Võib-olla tihendid, kui üldse asetada, arvestada sellega, et jätkuks ka akna kaudu vajalik ventilatsiooni hulk ja ennem selle veendumuseks, kui tõsiselt tuleb seda tihendamist teha, siis võibki kasutada väikest monitooringut ja vaadata lisaks niiskusele, temperatuurile, CO2, et need kolme andmete järgi siis nagu sisekliimat hinnata. Uute akende puhul nagu öeldakse, manipuleeritakse lisaks paketile siis sellesama ventilatsiooni arvelt kokkuhoidmisega ja tasub meeles pidada, et energiakulu keskmise maja puhul on 30% on ventilatsiooni osa tegelikult. Et paneme aknad tihedaks, ütleme, hoiame 30% kokku ja hävitame oma tervise ja maja oma, eks ole, et seda ei maksa teha. Et pigem uute akende puhul ongi ka ju erinevad ventilatsioonisüsteemid, kas siis akendel endal mikroventilatsioonid või siis kasutatakse erinevaid ventilatsiooniklappe, avasid, mis siis täiendavalt seina puuritakse, aga kas siis on vaja siin seda lõhkuda, eks ole. Et akende puhul kindlasti olulised metallmanused, et nendega paistab, on siin ka varem tegeletud.
ja tegelikult on nad ikkagi korras, et nad ei ole läbi roostetanud, vaid nad on taas kasutatavad. Et tuleb iga konkreetse akna puhul õppida nagu olukorda hindama, kui palju ja mis manused on vaja eemaldada, kus nad võib jätta peale, mis teeb jällegi töö lihtsamaks. Aga traditsioonilise maja ventilatsioonisüsteem jah, ongi ahjud, pliidid, korsten on ju seesama väljatõmme, et tegelikult sellises puhtas majas on ventilatsioon kogu aeg olnud ja akende vahelt ja uste vahelt on see õhk eelkõige sisse tulnud, et konstruktsiooni kaudu ja vahedest tuleb ka, aga ütleme sellest me püüame tänapäeval energia tõhususe mõistes kindlasti lahti saada, et see võib tuua kaasa ka kondenseerumist ja läbi konstruktsiooni ei tohiks siis ka vanal maja puhul õhuvahetus toimuda. Et mis ei tähenda, et vana maja puhul peaks siis lähtuma kuidagi nendest kas siis kaasaegsetest või siis aastal 2019 ja 2020 tulevatest uutest passiivmaja normidest, et nendega palju inimesi hirmutatakse. Ja teinekord on selles mõttes inimestel nagu sassis arusaamine, et tegelikult need kehtivad normid uutele majadele või oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele, kus väärtus siis üle 30% suurendatakse maksumust hoone puhul. Ja reeglina vana maja siis korrastamine või ka pööningu väljaehitamine, siin seda ei ole, aga ütleme, et ei peaks sinna normi alla minema, aga alati konkreetselt muidugi juurde ümberehituste juures on arhitekti poole vaja pöörduda, kes siis vajadusel konsulteerib energiaaudiitoriga ja need vastused ei ole nii lihtsad, et see süsteem on natuke komplitseeritum ja ma ei hakka seda siin õues praegu selgitama, aga see on paigas põhimõtteliselt seadustega, riigi teatajaid tuleb hakata vaatama netist kättesaadavat, kes tahab ennast täpsemalt kurssi viia, keda huvitab see energiatõhususe tulevased normid ja praegu kehtivad normatiivid. Et mis meie teemad, SRIC 3,5 aastat olime koostööprojektis Saksa siis spetsialistidega nii energiatõhususe kui muinsuskaitse valdkonnas, seal olid ka Rootsi, Taani ja üldse Läänemere ümber riigid ja tahaks rõhutada seda, mis see projekt siis nagu, projekt tegeles väga paljude teemadega, ma siin ei jõua rääkida, aga oluline vahe on just, alustame jällegi, mis juba sai mainitud suhtumisest, et Taani, Rootsi, Saksa on inimesed, peavad mõlemad väga oluliseks. Keskkonnasääst ja CO2 vähendamine on hästi tähtis inimestel, nagu ka kultuuri hoidmine. Ja selles mõttes selline kompromissi otsimine käib kõikjal vanade majade suhtes. Aga täiesti üheselt pannakse paika, et kultuuriväärtus tegelikult domineerib ikkagi selle ümberehitamise üle, et me ei tee seda energiatõhusust tegelikult olulise kultuuriväärtuse kaotamise arvel, et seda ei kuskil Euroopa Liidus ei toimu ega ei nõua seda mingit euronormid, sellest on vaja aru saada. Meie insenerid kohati seletavad asja vastupidi. Ja edasi, erinevalt meie üldlevinud inseneridest ja arhitektidest on ikkagi selgelt Taanis, Rootsis tunda, et vana maja puhul teisest küljest ka väikse energia kokkuhoiuga tasub tegeleda. Meil on enam-vähem suhtumine, kui sa seal 15 senti villa ei pane, siis pole mõtet üldse midagi teha, et tegelikult seal Kesk-Euroopas öeldakse vana maja puhul ka 15% saada energia kokkuhoidu või 20%, see on juba võit ja see on tubli töö. Et tegelikult tuleb tegeleda ka vana maja puhul kokkuhoiuga ja need variandid on alati hoonekesksed. Ja üks sensitiivne teema, millega me projektis tegelesime Eestis esmakordselt, on sellise teadusliku seestpoolt isolatsiooni uurimisega ja selles mõttes uurides nii, et kasutades traditsiooniliste materjalidega sarnaseid ehk teaduslikult kapilaaraktiivseid materjale. Et tegelikult on oluline, millist materjali kasutada. Siin Mark Kesküla ka mainis lubja erinevust tsemendist ja betoonist ja samamoodi on erinevad soojustusmaterjalid käituvad erinevalt ja on erinevad süsteemid, et ütleme, kui meil on sees soojustamine tabu, ja ma ei ütle, et alati vana maja puhul väga sageli seda ei saa teha ja ei tule teha, aga väga sageli võib saada efekti ja näiteks ka kapilaaraktiivsed materjalid on üks lahendus.
Saksamaal on kümneid neid süsteeme, kuidas ajaloolist hoonet seest soojustada ja nagu enne mainitud, ka väiksem efekt annab efekti. Aga meie katsed, mis me siin Eesti oludes tegime, kapilaaraktiivsed materjalid õigesti neid projekteerides, õigesti kasutades, paigaldades, annavad väga suure efekti. 5 sentimeetrit kapilaaraktiivset soojustusplaati vähendab energiakulu läbi meie traditsioonilise kiviseina 3 korda näiteks. Kapilaar tähendab seda, et talvel me elame ruumis ja higistame ja lihtsalt hingame, siis õhuniiskus tungib konstruktsioonis külmale poole. Aga kapilaarse materjali puhul on see, et kui ta hakkab kuskil see niiskus tõusma seal üle 50 ja kõrgemaks, kapilaarselt juhib ta selle niiskuse tagasi sisse. Et lihtsalt rääkides on kapilaarsed materjalid ka meile tuntud ajaloolised materjalid nagu puit ja savi ja kork ja sellised, aga on ka uusi välja töötatud materjale, kus siis on parandatud nende kapilaarsust ja Saksamaal on selliseid huvitavaid näiteid, kuidas seal näiteks ka väga väärtuslike ajalooliste hoonete puhul, muuseumite puhul kasutatakse, sellepärast et eksponaadid vajavad kõrgemat niiskust, mis talvel teeb kondenseerimise ohu ja need materjalid tagavad siis selle, et ilma kiledeta seestpoolt, mis on teistpidi ohtlikud, eks ole, ei võimalda väljakuivamist alati ja nende vigastused võivad tekitada probleeme, et kapilaaraktiivsed materjalid on vanade majade suhtes kindlamad. Ja puitmajade puhul näiteks puit, aga kivimajade puhul enamasti mineraalseid kapilaarseid materjale. Et mineraalvilladega sees soojustada ei tohi ja vahtudega sees soojustada ei tohi, aga need on materjalid, mis meil suured poed müüvad, mis meie majandus õitseb ja palju raha sisse toovad. Ja selle tõttu me nagu räägime, et sees üldse ei tohi soojustada. Et enamasti ongi Eestis testitud neid materjale, millega tõepoolest sees ei tohi soojustada. Aga teiste materjalide puhul peaks tegelikult ka Saksamaal annab insener kinnituse vajadusel siis arvutab läbi või teeb siis arvutisimulatsioone, mis siis kinnitavad, et see materjal antud konstruktsioonidega töötab ja siis tohib teda kasutada. Et selline inseneri kinnitus ajaloolise hoone puhul peaks ikkagi olema. Eesti probleem on, et meil pole neid insenere, kes sellist kinnitust saaksid anda. Neid programme õpetatakse väga lühidalt, tudengid need sisuliselt ei omanda ja me lootsime Kuulbriksiga, et meie TTÜ sellised juhtivad teadurid olid kaasatud, kena teadustöö sündis, mis avaldati maailma juhtivas füüsika ajakirjas ja sai ka muinsuskaitsepreemia. Et sellest arengud järgneksid, aga paraku ka meie kõrgkoolid on suht rahakesksed, finantside kesksed, et sealt, kust nagu raha ei tule, need uuringud ka väga ei liigu. Et see on reaalsus jällegi tänapäeval, et raha paneb rattad käima. Aga aeg teeb oma töö ja ega see kliimaerinevus meie Saksamaa ja Rootsi vahel nii suur ju ei ole, et öelda, et me ei saa neid Rootsi programme kasutada ja me pole oma konstruktsioone piisavalt uurinud, meil puudub üldse võimekus oma konstruktsioone piisavalt hästi vastavalt Saksa nende arvutiprogrammidele hinnata, neid datasid sinna sisse panna, et see näiteks sellised suuremad probleemid on. Aga meie katsed, mis me reaalselt tegime andurite ja nende tsüklitega andsid väga hea tulemuse nii kriitilistes kohtades kui tervikuna seinas, et ei ole siin mingit vahet ja see on ka üks valdkond, millega edasi tegeleda, et vanu maju ikkagi rehabiliteerida, et sees see külma kiirgus kivi või tsementmajade puhul on näiteks suur takistus ja soojustuskrohvid on üks seest isoleerimise võimalusi, mis täiesti arvestatav vanade majade puhul. Ja need plaadid, millest ma rääkisin, need ju ka kinnitakse seinale, et pärast on nad eemaldatavad, ega ajaloolised krohvikihid sealt alt ei pea kaduma, eks ole. Kahjuks ajalooline tapeet sinna alla ei tohi jääda, aga sellepärast, et kivi pinnal seal külma tsooni jäädes, seal hakkab orgaaniline elu pihta. Ja need vanad tapeediliimid on üheks ohuks toodud, mis siis olid naturaalsetest materjalidest, kliistritest ja nende käitumine kiviseinal, külmal seinal on probleemseid hallitusi võib tekitada. No mineraalvillade miinus on see,
et nad ongi mittekapilaarsed materjalid, me kõik näeme, kui kergesti klaasi või kivi peal tekib kondents, kui niiskus läheb kõrgeks, et erinevalt puidust, eks ole, et kui ta konstruktsioonis on, et see niiskus jõuab seal kastepunkti, seal ka vesi tekib. Ja soojustus eeldab, et piirded on õhutihedad, õhu liikumist ei tohi toimuda, eks ole, muidu soojustus ei toimu ja siis see niiskus ei pääse sealt enam välja kuivama, eks ole. Et erinevalt kapilaarsest, mis hakkab juba ennem, kui pole veeks muutunud, niiskust tagasi tooma, eks ole. Et materjalis kogu aeg niiskus liigub, meil on kõikjal mingi teatud niiskuse protsent, eks ole. Ja see tuleb erinevalt vaadata veest, et kui materjalis on juba vesi ja kui ta on märgunud või seal on loomulikud niiskuse liikumise protsessid, et sellest on vaja nagu aru saada. Nii, akende puhul oluline lisaks kitile linaõlivärv, et kui veel 15-20 aastat tagasi alküüdi lisandid peeti normaalseks, et praegu pigem mitte. Ja seesama teema, et linaõli peab olema muidugi kvaliteetne ja seesama teema, et naturaalne looduslik värv on see, et ta vananeb ilusti, tema uuendamine hiljem on ainult ülevärvimine, et ei pea neid vanu kihte hakkama eemaldama ja puit seal all ei muutu, ei määndu, ei teki seal all hallitusi ega mingit seeni. Et linaõli ajapikku loodusmaterjalina tekivad sinna mikropraod, vesi sinna sisse ei satu, aga seesama niiskus pääseb välja kuivama ja linaõlil põhinevad kaitsed, linaõlivärv, paadilakid on see, mis on ajaloos tõestanud, et nad tagavad puidu säilimise. Et erinevad modifikatsioonid, erinevad värvitüübid tuleb jälgida tootja juhendeid, et on erinevaid süsteeme ka linaõlivärvi puhul ja on lihtsalt tootja paneb peale sildi linaõlivärv ja Eestis on ka see võimalik ja lubatud, et seal võivad nafta ja plastid olla ilusti sees Eesti oludes, et keegi seda ei saa keelata.